olen just selline inimene, kes siis mõtleb ikka, et maal on ikka see õige elu ja tuleks ikka maale tulla, aga samal ajal ma ikkagi tahaks oma töökohta nagu Tartus säilitada, et siis see on sellises pares kauguses Tartust, hästi ilusa koha peal. Sellised sõbralikud ja arukad. Et just selline arukus kuidagi, kõik mis siin tehakse on selline mõistlik ja arukas ja tore ja hästi sõbralikud on kõik üksteisest. On ehitatud siia suur külamaja, mis on väga aktiivsed inimesed käivad siin koos. Et kui ongi päris palju inimesed, kuigi ise oled teisest külast, aga ikkagi tahad nagu tulla siia. Kui oli selle külaplatsi valimine, siis mina ütlesin, et kõige ilusam koht Juula külas on see koht, et kahel pool on nagu mäed ja keskel ilus lageplats, et võtame selle. No muidugi, ega ta siis ei olnud niisugune ilus, aga vähemalt nüüd on ta ilusaks tehtud ja täitsa vahva. Eesti ajal olid laulukoorid siinsamas selja taga on mäe otsas, seal käidi, olid kohe lauluplats, siis käidi palli mängimas, kas olid palliplatsid, mängiti võrku ja isegi noored mängisid mänge. No see on igal pool nii, ega meie küla teistmoodi ei olnud. Aga mina käin ikka noortega kaasas ja ma olen kroonikakirjutaja. Hakkasin siis juba kroonikat kirjutama, kui see MTÜ tegevust alustas. Vähe sellest, et meil pidevalt siin koolitusi ja üritusi toimuvad, siis igakuine kokkusaamise kuupäev on esimene kuupäev, kus on kino. Saame siis vaadata kõiki uuemaid Eesti filmid tänu koostöös kinobussile. Alguses 5. juuli on lastelaste ja vanavanemate olümpiamängu, kus siis lapselaps võtab siis oma vanaema vanaisa näppu ja tuleb, jookseb siin ja hüppab ja mängib palli. Meile meeldib siin elada. Siin on tore elada, siin on piiramatud võimalused luua. Sellepärast ma arvan, et ongi. Ja siin on toredad inimesed. Meil on palju vahvaid naabreid, kellega koos kõik ette võtta ja edasi minna. Jõhvikas on eemal soos, siis ta on nähtamatu. Ta on küll ilus niimoodi pealt vaadates kõik see loodus, aga kui see Jõhvikas üles leida, teda tundma õppida ja maista, siis on ta selline huvitav, erksavärviline, tervislik ja meelde jääb. Ja ma arvan, et meil on see samamoodi. Jõgevaba Jõhvika!